Kui mina olin veel väikene mees, üks heli mul helises rinna sees. Üllatus on see, oli mulle üllatus, et kui sa võib-olla elu järel või selles elus siis mäletavasti noorest peast otsisid nagu mõtet või tõde või õnne või armastust erinevatest kohtadest, aga see impulss oli sama, eks ju, sa üritasid nagu mõista elu ja sa ei tahtnud olla hirmudes ja vihas ja kadeduses ja pettumustes ja õnnetuses ja vaesuses ja sa tahad olla ilus, kuulus, rikas, õnnelik, kõik need asju, mis promoti meile, eks ju, meie ühiskonnas. Ja siis sa said aru, et mina vähemalt, et käisin nagu hästi palju metsas seal jooksmas, jalutamas regulaarselt ja siis ma hakkasin nagu mingi hetk hakkasin seal mingi puukallistajaks ja niimoodi kuskil võib-olla 6. klassis võib-olla või jooksma hakkasin varakult, aga siis joostes mul tekkis selline nagu mingi, et ma sain aru, et ahaa, et seal nagu emakeses looduses metsas, et seal kuidagi saab nagu ennast maandada ja nagu õnnelik olla ja ilus ja puhas ja kuidagi teadmisi nagu ei olnud, aga selline sentiment nagu ja siis ja läbi praktika ma sain ka aru, et selline meditatiivne jooks, rahulik ja et see annab mingi hea tunde nagu. Ja siis sa ikka nagu püüdlesid ja siis seal vanaisa võib-olla seal veel nooremast peast piiblit lugesid ja mingi jumala kontseptsioon ja siis oli seal paar juhust ka, kui ma olin võib-olla 6. klassis või siis 2 sõbraga läksime kirikusse, see Vene aeg, eks ju, ei tohtinud üldse kirikuvärk, oli paha. Ja siis seal keegi jutlustas, järsku tuli mingi püha vaim peale. Läksin sinna ette põlvili, eks ju, see kiriku isa või preester ütles, et tulge lapsed seal, et ärge oodake. Ja sõbrad vaatasid nagu ma hulluks läinud. Ka tuli selline püha vaim peale. Ühesõnaga igast asju hiljem seal juba 80. lõpus ja 90. alguses seal kokkupuude siis, kui Eesti sai nagu vabaks, see New Age sensitiividega, kes mind õnnistasid ja näitasid peenkehade maailma ja peenfüüsilist maailma natukene. Ja lõpuks see nagu erinevad otsingud ja siis seal mingid unenäod, mingid müstilised unenäod, mida ma ei osanud ka nagu reageerida, sellised hästi võimsad. Ja ka teadmisi, aga ühesõnaga müstika ja selline värk huvitas ja et tuleb inglitiib ja või mingi UFO või mingi imelik valgustus või suur sisemine ime juhtub nii, et ma olen pärast teistsugune õnnelik nagu. Seda nagu ei juhtunud, et oli küll selliseid kogemusi ja selliseid imelisi üleelamisi, müstikat, kõike seda, eks ju. Aga siis ma sain kokku nagu kuidagi juhtus nagu selle veedaliku asjaga ja siis veedalik asi mind nagu rahuldas täiesti, et seal oli ka praktika, kõik sellest puust ja punaseks ja jumala kehastused, energiat, elemendid, mateeria, peenmateeria, vaim, eks ju, ülihing, pühavaim, paramatma, Bhagavan, isikusetu aspekt, eks ju, Brahman, ühesõnaga kõik nagu tehti nagu puust ja punaseks. Ja siis peale selle anti veel head eeskuju, häid ja pühendunud, kes olid minust eespool ja vaimsed õpetajad ja terve õpetajate kett, parampara, eks ju, kuni jumalani välja. Terve suur süsteem, koolkond, eks ju. Mind nagu mulle meeldib siiamaani köidab ja nii ja naa. Aga selle jutu point on, sellise pika sissejuhatuse jutu point on see, et ma mõtlesin noorest peast või kuidagi sisemine tunne oli, et kui ma saan nagu teada tõe, et siis ma nagu muutun. Et siis on kõik tuleb nagu teistmoodi. Ja teatud mõttes ja teatud protsent ongi nii. Iga kogemus, mitte ainult see veedalik või Krishna või kõik ennem ka, mis ma loed, seal oli kogemus ja mingi üleelamine, mingi uus realisatsioon, aga see sina või see mina, kes samastab ennast kehaga ja need samskaarad, need harjumused ja selle ühiskonna, need stambid ja selle materiaalse maailma, need kehaga kehastumiste nagu stambid on nii tugevad, et isegi kui sa saad aru, et see on nagu šokeerimine jaoks, et okei, et on jumalargne isiksus, ma pean läbi tingimusteta teenimise, läbi alandlikkuse, läbi tänulikkuse, läbi kehalise, hingelise ja mõistuse puhtuse jõudma tagasi sinna, kes ma olen, eks ju, hinge õndsusesse, loomulikku seisundisse, siin ja praegu kohe, mitte ootama kuskil kunagi.
aga et need vanad samskaarad ja harjumused ja need samastamised on nii tugevad, noh, kuna nad on nii kaua vist käinud, noh, see inerts, eks ju. Et isegi kui sa saad sellise valguse poole peale kõik transcendentaalse teadmise ja õnnistused ja kogemused ja juhendajad ja vaimse õpetaja nii ja naa, ikkagi see transformatsioon on niivõrd tõusudes ja mõõnades nii pikaldane, nii raske, noh, võib-olla ma olen rääkinud ka, eks ju, ennast lohutanud, et raske peabki olema, siis sa hindad, et mis tuleb läbi pisarate, higi ja vere, eks ju, et seda sa nagu hindad ka, et see jõuabki sulle tõeliselt alateadvuses kohale, et kui tuleks nagu hop, siis sa võib-olla noh, mõtlesid, jah, selline ma olengi, noh, et mul tulebki kõik nagu lepase reega. Aga et see teine pool, mina, mulle, minu, see teiste ekspluateerimine, oma keha ja meelteori ja selle samastamise jõud on nii tugev, see inerts, et see on nagu hämmastav nagu enda poolt ka vaatad, et vanust on, kogemust on, eks ju, juhendajad on, praktika on, aga ikka nagu noh, need kaks poolust, see must ja valge võib nii öelda või noh, mitte nagu negatiivses mõttes, aga ütleme see, mis pimedusse, sinna kehalisse, ajutisse dimensiooni sind meelitab, eks ju, nõndanimetatud teemonlik mina, mulle, minu, et see on nagu ikkagi nii tugeva inertsiga, et ma ei tea, kas see Jumal on kuidagi ülimalt tolerantne, et ta sinu valikuvabadust ikkagi noh, kuni alateadvuseni välja, ta lubab nagu seal nagu majandada, et asi oleks hästi aus, et noh, kuna armastus peab olema vabatahtlik. Et niikaua, kui sa ei ole kõige sügavamas kihis, alateadvuse kihis, ei ole teadvustanud ja otsustanud enda jaoks, et ma olen loodud selleks, et Jumalat ja teisi teenida tingimusteta omagusse püüdmatult. Niikaua, kui sa ei ole sinu noh, nagu sisse raiutud sulle nagu läbi keha, läbi mõistuse, läbi hinge, niikaua käib siis selline noh, lipp lipi peal selline noh, taevas põrgus selline nagu Ameerika mäed.